Facebookis jäi minule silma üks huvitav postitus, nimelt on Saaremaal pandud selline teenus käima, kus saab erinevate püstolite ja püssidega lasta. Ja muidugi tahan ju ise ka järele proovida ja uurida, millega täpselt tegemist on. Sihira pakub inimestele turvaliste relvadest laskmise kogemust, kus kogu tegevusel hoiab pilku peal instruktor ning laskmised toimuvad selleks ette nähtud kohas ehk lasketiirus. Siin on nüüd ütleme siis pisike ülevaade kogu meie arsenalist. 4 tulirelva meil on, täna ei näe ka mingit põhjust neid rohkem juurde hankida. Ja igast relvaliigist on üks tulirelv meil olemas. Alustame siis pisikesest revolvrist Arminius. Tegemist on väga käepärase ja väga täpse tulirelvaga. Naisterahvastele on see väga meeldinud ma ei oskagi nüüd põhjendada. Nunnu välja. Jah, et oskagi põhjendada, miks see on leidnud sellist populaarsust, aga naisterahvad on sellega soovinud väga lasta. Siis on püstol, teiseks püstol Glock. Seda relva kasutavad ka nii-öelda kaitseväes ja kas politseis ametnikud. Väga asjalik ja tore relv. Selle relva juures on alati ohutuse mõistes ka vaja laskjatele meelde tuletada, et see relva aare, kui me tuld hakkame nii-öelda märklehe suunas andma, on väga oluline, sellepärast, et ma olen siin, kes esimest korda tuleb, et väga hea on ju võtta relv kätte ja hoida siis kuidagi niimoodi, ja teha see pauk ära, aga tuleb ikkagi öelda, et peale lasku käib relvakelk taha, mis võib siis nagu sinu kätt vigastada, nii et sellised nüansid ja detailid on alati juures. Nii, see on siis püstol, mida me pakume Glock. Siis liigume püsside juurde, et üleval on CZ Scorpion, tegemist on vintpüssiga, laseb täpselt samade padrunitega nagu Glocki, nii et selles suhtes on temaga lihtne meil ja minul toimetada. Nii-öelda siis, efekti mõttes olen siia juurde soetanud ka kollimaatori või siis rahvakeeli punatäpp sihiku, et on natuke põnevam relvast tulistada. Ja mis selle relva juures veel oluline on see, et on hästi pehme lasuga, mingisugust tagasilööki sa siit praktiliselt ei tunne, et käsitulirelvad annavad sulle suurema tagasilöögi kui see hobi laskmiseks mõeldud vintpüss. Et olen väga rahul sellega. Kas see sihik, kui see on praegu nii-öelda, on tal ikka praktiline otstarve ka, mis seal peal on see punane täpp? Jaa, et kui ta on sul ikka paika pandud, siis sa sinna, kuhu sa sihid selle punase täpi, sinna peaksid ka lõpuks lasu tabama, et sälgust ja kirbust, kui me seda kasutame, siis ütleme, et see on laisa inimese sihtimisvahend, et sälk ja kirp on ikkagi see, mis annavad nagu laskmise juurde sellise oma A ja O, et nii ta on. Ja viimane on ka selline siledaraudne püss, siis eks ta on ka rohkem selline efektirelv. Et ka suht väga nõrga tagasilöögiga, nii et naisterahvad on isegi natuke üllatunud, on lasku oodates sättinud ennast ka kas siis pikali kukkumisele või millegi, või siis suurele tagasilöögile, mis siis õlga võiks nagu vigastada, et sellist ohtu nendel relvadel absoluutselt ei ole, et tegemist on väga pehme tagasilöögiga tulirelvaga. Ja kui need on poolautomaatsed relvad siin püssid, siis tegemist see on puhtalt, pead ise relva laadima, ise relval ka lisaks laadima, nii et saad ka nagu Märuli filmis natuke toimetada. Kas see on võib-olla siis midagi sellist, mis nii-öelda meestele kõige rohkem sellist ärevust pakub siin, kui nad tulevad ja näevad seda? Just, et filmides tuntud kuidagi selline pumppüss, et see on selline action mehe relvik. Jah, et Terminaatorit mängida siin. Aga ei, et pigem on see ikkagi võrdselt kõigile vahva elamus. Ja sellega ma eriti märklehti lase, et kui paneme ühe plastikust tünni sinna tahapoole üles, kui siis seda ikkagi tabad ja see kuhugi minema lendab, efekt on ju võimas, eks, et tasus tulla. Kui me nüüd lasketiirus oleme, siis me käsitseme relva alati nii-öelda laetuna. Ja mis see mõte tähendab? See tähendabki seda, et me siis mitte kunagi ei suuna relvatoru inimese poole ja sõrme päästikule ei pane. Sõrme paneme alles päästikule siis, kui me alustame nii-öelda laskmist. Et need on kaks
põhitõde, mida siin ei tohi kunagi ära unustada. Arvestame alati sellega, et relv on laetud, suuname seetõttu alati relva ohutusse suunda ja sõrm päästikule läheb alles siis, kui alustame tulistamist. Et igasuguse muu mõttega võib siin juhtuda, et see sõrm ei taha siin kuskil hoida, meil on relv laetud ja kui me siin esimest korda tuleme, siis me ei ole ka varasemat kogemus selle laskmise puhul, nii et siis võivad siin õnnetused juhtuda, aga keegi neid õnnetusi ei taha. Ja mida ma olen siin tähele pannud selle aja jooksul, siis kõige suurem väljakutse minul siis nii-öelda laskja jälgimisel ongi see, et kui me alati relva haarame, siis esimene asi, kas siis instinktist või millest, sõrm läheb alati päästiku peale. See on Aamen kirikus, see läheb kogu aeg päästiku peale ja siis käi ja tulete meelde ja tõmba seda sõrme ära ja tee siis inimesele selgeks, et nii need asjad ei käi. Ja kui me siit lõpuks oleme tiirust ära läinud, siis on see relva ohutu käitlemise põhimõtted inimestele jälle natuke lähemale tulnud ja loodame, et siis ka eraelus on sellest nendel abi. Nüüd, kui teooria on selge, läheme praktilise osa juurde ja saame ka pauku teha. Et asend sisse, sellise mugava asendi, et sul kuskil mingisugust pinget peale oleks, viime relva märklehte ja siis alles asetame sõrme päästikule ning teeme esimese lasu. Pagan, kui vali see oli. Nii, et esimese hooga, kui ma olengi siin kliendile andnud ühe lasuga nii-öelda püssi ja relv jääb niimoodi, siis on emotsioon olnud see, et kas ma tegin nüüd relva katki. Ei teinud. Seda ma olen filmist näinud. Kas ma tegin selle katki? Nii valgesse alla läks ilusti. No näed sa, jälle pihta. Et siin nagu muud abivahendit ei ole, sa pead suutma selle punatäppi ringi keskel hoidma ja siis peaks lask tabama sinna, kuhu sa sihid. Nii, nüüd võib, jah? Ja anna siis tuld. See käis ka üsna raske vajutusega. No, õhupüssi süsteem ta muidugi ei ole, eks siin. Aga jah, sellist tugevat tagasilööki nagu ei ole, et niimoodi pikali lööks nagu. Ei tunne, jah, püssil oli isegi rohkem, vähemalt kõrvalt vaadates. Paistab küll, et lööb üles rohkem. Mõlemad lasud läksid meil siia selle punatäpsihikuga. Minu esimene lask läks siia, sinu lask klokiga läks siia. Mis see tulemus võib-olla tähendab ka midagi või? Vähemalt see märklaua pihta, jah? Ei, väga hästi esimese korra kohta. Mõlemal korral märklehte tabamus. Nüüd aga läheme ajas veidi tagasi ja räägime Raineriga sellest, kuidas ja miks ta sihira loomiseni üldse jõudis. Saarlased ja relvad on ju tegelikult väga pikka aega kokku läinud, et kui siin hakkame öelda, et siis meil on ju laskespordiklubi väga pika 40+ aastase ajalooga, siis on meil hästi palju jahimehi, vist isegi võiks öelda, et jahimeeste osakaal meie elanikest on üks Eesti suurimaid. Siis on meil ju veel siin hästi palju toredaid inimesi, kes siis tegelevad riigikaitse ja ütleme siis ka siseturvalisusega, kus käid pidevalt laskmas. Ja on ka ju veel vahvaid tegelasi, kellel on siis tulirelv omale hangitud nii-öelda enese ja vara kaitseks, nii et selles suhtes saarlased ja relvad on hästi pikalt kokku käinud ja mingil hetkel otsustasin ka siis ise endale isikliku tulirelva hankida. Sain oma asjadega ilusti ühele poole, kui kodused hakkasid uurima, et kas ma siis tohin ka neid lasketiiru tuua ja nendega koos siis oma isiklikust tulirelvast pauku teha. Aga tuleb välja, et see nii lihtne see asi ei olegi. Et mul võib küll isiklik tulirelv olla, aga seda ma ikkagi ei tohi anda siin lasketiirus kellegi teise kätte laskmiseks. Ja võtmesõna selles teemas ongi siis laskeinstruktori litsents. Mingil siis arenes mõte edasi selleni, et teeme siis omale ka instruktori litsentsi ära, saab ka kodustele isiklikust relvast lasta, lubada. Ja niimoodi see mõte arenes, et okei, äkki mõned sõbrad tahavad veel tulla, siis tahaks juba, et nad aitaksid kinni maksta siis lasketiiru rendi, padrunid, eks märklehed ja siis juba hakkasid mõtlema, et kuri nahk, et
tegemist läheb juba nagu majandustegevuseks, et siin ei saa ikkagi nii lihtsalt seda asja võtta. Ja siis kogu sellest teemast nagu küpseski mõte, et teeme siis ettevõtte ja küsime siis riigilt ka vastava tegevusloa lasketiirus siis tulirelva laenutamiseks. Ja nii ta hakkaski. Ja nimi on hästi lihtne, et nimi on minu nii-öelda kodune aadress, RA on minu nime initsiaalid ja kuna see sihi ju on ka teemaline sellega, mida me siin täna teeme, et no siis 2+2 oligi kokku 4 ja väga lihtsalt see tuligi. Minu, ütleme siis, sihtsuunitlus ongi sinna poole, ütleme siis tegeleda nende klientidega, kes siis täitsa esimest korda tulirelva käes hoiavad ja ka nendega, kes siis on varasemalt kas siis sõjaväes või muudes teemadus relvadega kokku puutunud, et anda nendele siis uuesti võimalust proovida tulirelvast laskmist. Ja ära ei saa unustada ka neid tegelasi, kes siis sooviksid omale relvaluba hankida, aga relvaluba hankimiseks on vaja ka sooritada relva eksam pärast, aga kui sul mingisugust relvaga kokkupuudet ei ole, kuidas sa siis seda relvaeksamit seal positiivselt sooritad, nii et kellel on relvaeksamid ees, laskekatsed tulemas, võtke ühendust, proovime, saame laskmise paika ja eduka laskeeksamiga tehtud äkki. Ütleme, et siin tiirud tulles instruktorina sa pead ikkagi paika panema selle enda jaoks kõigepealt, et kogu ohutus siin on nagu minu vastutada, et mina oma karvade ja nahaga vastutan kogu selle turvalisuse ees siin samas nii-öelda tiirus. Ja ma olen nagu läinud nagu seda teed, et kui sa oled nüüd ikkagi täitsa esimene kokkupuude on sul tulirelvaga, et siis me püüame kõigepealt hästi detailideni selgeks rääkida, mida see laskmine endast kujutab, kuidas see relv nii-öelda käitub, kui pauk käib ja ma olen ka läinud seda teed, et üle 1 padruni ma esimese hooga esimest korda laskvale inimesele nagu relva ei lubaks. Et noh, ettearvamatut käitumist võib siin oodata kõigilt ja eriti, ma ei ütleks, et naisterahvastelt, et siin suurem osa võib-olla küll neilt, aga ikkagi, kui sa oled esimest korda relva käes hoidnud, esimest korda sellega paugu teinud, et siis see relva tagasilöök, see ootamatu käitumine, et see tekitab kindlasti sellise vau-efekti, kus siis võid hakata näiteks koos relvaga ennast sõprade poole keerama, nägite, mis ma tegin, eks ju, või relv kukub käest lahti või 100 muud asja võib siin juhtuda. Nii et selles suhtes tuleb nagu see enda jaoks A ja O paika panna, et kuidas ja milliste võtetega siis kellelegi läheneda. No kuidas inimene peaks üldse võib-olla valmistuma, kui ta tuleb siia lasketiiru ja tahab lasta, ja kas on ka sellised inimesi, keda te üldse nagu ei lasegi siia, et näete või teate kohe ära või näete midagi, et jaa, kindlasti ei maksa siia tulla alkoholijoobes. Ma ei paku teenust ka alaealistele. Nii et, ja kui sa tuled laskma, siis ega midagi erakorralist selles ei ole, et sa pead ikkagi ennast nagu vaimselt paika panema, et mida sa siia tegema tuled, et see on ikkagi väga, ütleme, ohtlik on ta siis, kui sa käitud ebaõiglaselt ja valesti siin, aga ohtlikuks muutub ta siis, kui sa ise oled sellise, käed värisevad pidevalt, sa ei julge relva puutuda, sa kardad pauku, siis võib nagu mõelda, et kas see teenus on sinu jaoks. Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.